iga kord, kui ma ütlen Laurentius, siis teie küsite. Ja no proovige. Laurentius. Kui ma ütlen mõne nädala päeva, siis on vaja 25. Teha selle nädala päeva. Ehk siis eesvastav. 3. Tema on härra Tellis, tal on isegi nime. Tere proua Tellis! Härra Tellis. Ja nüüd oleks vaja Telliskivile anda paar komplimenti, et temast tuleks üks maitsev sepp. Nii et kui mina tõstan kivi üles, siis teie muudkui hakkate teda kiitma, hakkate ütlema ilusaid sõnu. Sobib? Ja või? Mina loen 3-st alla. Lugege mina koos ja siis ma tõmban kangu. Aga väiksemad sõbrad eriti. Suvekindad! Kas neid süüa ei saa? Ei saa! No näiteks, minu abikaasa Giovanni on Leedante küla teatrisdirektor. Näe ära lenda, kakaskaale. Ja siis teine mees ütleb, et miks sul kodus ahv on, kas sa teda loomaaeda ei taha viia? Siis ütleb teine mees ütleb, et no kui sa nii ütled, hea küll, lähevad laiali, nädala pärast saavad uuesti kokku, jälle on mehel ahv kaasas. Ja siis teine mees küsib, et no ei viinud loomaaeda või? Viisi küll loomaaeda, täna me läheme kinno. No kuidas meeldis, kas oli teie maitsele? Külas, siis Jaak tahab alati teha head õunakooki. No vot, ja siis sügisel tuli jälle Ruta ema siis meile külla. Ja Jaak läks siis turu peale, sest meil külas enam õunu ei olnud. Ja läks turu peale ja siis vaatas, ilusad õunad on ja vaatas, küsis siis turumüüja käest, et kuulge, kas need õunad... Oli või? Õunad vastasid, ei ole! Kuule, see on tõesti päris hea. Kodumaine Öko Ernest ja sina oled Leedu Ernest. Ja ma olen Leedu Ernest. Nii. Giovanni, sina ka siin, Teate, leidsin metsast ühe kuusekese endale jube lumine igal pool. Nüüd peaks talle ühe hea koha leidma. Mis te arvate, kas siia sobiks? Ei sob? Jah. Vot, siis ma võin kuusele otsa komistada ja pikali käia. Ei, kohe üldse ei sobi. Aga lapsed, kas teil juba päkapikud käivad? Vot, mina panin ka soki püsti, aga vot, üleil olid seal Eduardi prillid, eil oli Aadu porgand, tead, ma ei tea, ei tule mulle kommi, aga äkki panen siia, Ai jah, see jääb Leole ette ju, Leo tormab välja ja komistab kuuseg maha, aga siia, no täitsa keskel kõik näevad kuuski, vot mulle meeldib see koht, aga vaadates seda kuuske meenub mulle üks lugu oma lapsepõlvest, kindel ikka, Kaerapoiss, tead, mulle on väiksest peale jõulud alati meeldinud, ja mul oli ka aias üks suur kuus. Vot see oli üks vana ja veerikas kuus, umbes. Vaba värk, kõik see parem värk. See ei peaks Kõhm on treenitud ja kehad on treenitud, siis algab tantsumaratoon. Tšeidillid ja tšaidi tantsin rumbat jalg ära mu tantsumaratoon. Tšeidillid ja tšaidi tantsin rumbat jalg ära murra, maakeelen kui tuul. Võistab kiiremini kui oodanda, mustade ma sabavad ja kirjulema taga, aga ei tea, mis neid muutu ei kruu. Aitäh, see on metafoor.
tõepoolest kunstilise hingega olendid saavad millestki kaugel, mis on nii suur, kohtasin jälle. Hommikul sa silmad lahti kohe, kui kärmes ja on haarem. Doktora venni vestal ja parvas antas mulle. Rääkisin talle oma muurest ravima, mind hakkas kohe tehtel kätid muutusid, ning tundemused muutusid. Ütlesin, et mind armastan ja tahaks pulmat pidada. Jäänud sikke toonema ja iga mõtleb toona. Võiksin enda targa kaasa kellega kasvatada. Ikka valmis saavad kordadel on muresid ja külas teed on kiusad. Oi, mina kordades ja etsinud otsusteed. Aga ei saa mõelda Kalevi juure kallades. Jääsid kell olema ja tuliga peasid tooma. Leidsin enda targa kaasa kellega kasvatada. Küsisin, kalli saame, kas minu vastu süda ja et ema ette. Otsus käsi täna ongi pulmapäev. Kui ma isaks oli aegu külalisus kalju saabus pulmavitoolis. Oma kõrvad ütle pillid ja ütle tünnid ja ütle ja muusika. Ei nii, näen silmu keset küla, kes ma ei tea, teeb ta seda. Mina hea. Ja teist nii tagasi. Muusika, ma ütlen pasta, ma ütlen pizza, mozzarella ja madika. Ütle pillid ja ütle trummid ja ütle ja muusika. Otte, selline minu naine. Mina tahaksin tervitada minu ja Klausi kunagist koolikaaslast. Teeme suure aplausi Edmundile! ja aplaus kõikidele 20 esinejale. Vaata taevast allapuu, langeb alla valget lund ja terve pere ootab üheskoos, et kostaks kuivused, siis jõulud tõesti käes. Suurem mürtsu saartel korstas langeb lõbus jõulumees. Ikka kätte jagab, kui luuletust tead. Kingikott on nii suur, pakke palju reas, mis on nii kalli. No nii leiutate külarahvas. Tuleme siiapoole lava peale ja teie rahvas, teie võite ka kohe kallimata, kohe tülle või kaisu. Peame meeles seda, millest jõulud tegelikult need on. Need ei ole ainult kinkide jagamiseks või piparkuugi söömiseks. Need on ikka selleks, et ilusti tänada oma kalleid. Kõiki, keda sina tunned, sest see on peamine, olla tänulik. Ja nüüd kõik koos langeb alla. On oma algus ja lõpp ja ma ei saa minna järgmise etapi juurde, kui mul on eelmine lõpetamata Sofi. Adalbert, aga selle jõutamise etapid natukenegi oodata.
vaata, praegu on ju pannkookide söömise etapp. No nuusuta, kui hea lõhn ja täiskõhuga on palju parem lõpetada ka, ei, Sofi, ma ei saa, ma ütlen. ma ei luba su tühja kõhuga mitte kuskile minna. Sa võtad oma pojast eeskuju. Tema sai kõhu ilusasti hommikul täis ja nüüd mängib kuskil sõpradega. Ja mida sina teed? Ainult jonnid ise oled suur jänet juba. Nii, võtame nüüd koos ilusasti üks ots. See on minu eest Maasika. Sofi. Ja nüüd, kallid peolised, lähme kollase lava juurde, sest... pikalt istunud, vaadanud etendust, nii et on aegade varmad, kuusaks, kummel, kõik asjad soojaks teha. Ja tulge siia valguse kätte, siis pimedas on väga halb. Küll ja seal kivise koosoleku juures ei ole kõige parem mängija muidugi komistab. Tulge julgelt siia kollase lava ette. Mul on vaja teha üks kontroll. Esiteks, me oleme siin juba pikalt käinud, me oleme laulnud igasuguseid asju, aga teate, lume... Mati, minu kätte. Ärme istu peale. See tuleb hetkida. Mõtlesin, et sul hääl ei kannata. Inimesed 7 selgeks sain, siis läks maru palju lihtsamaks. Just niimoodi. Ja mina mõtlesin, et mina õpetangi teile, kuidas need esimesed 7 numbrit kõik see lihtsamini pähe saada. Klaus, näita ette. No vot, tead, sellega on üks tore mäng. Võtad oma mõlemad käed ja siis käid nii, et hakkad lugema ükshaaval ja patsutad niimoodi jalga. See on esimene salm niimoodi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imeäkki. Aga vot see oli... Luuskelt hakkama. Kõik võivad kaasa teha ja kellelgi ei ole piinlik, eriti sinul. Vot vaata, siis sa lisad ühe sammu sinna. Justki. Selle põlvepatsu ja siis teed tavalise patsu ja hakkad lugema. Jah, niimoodi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No nii. Oot, mis see järgmine samm oli? Pannakse nips juurde, aga kuna meil on need käpikud käes ja no ei näe väga nipsu, ei saa teha. Ei tule, jah. Siis teeme ühe prääksu. Teeme ja prääksu, jah. Ehk siis ongi nii. 1, 2, prääks, 4, 5, prääks, 7. 1, 2, prääks, 4, 5, prääks, 7. No niimoodi. No vot see niimoodi õpidki esimesed 7. See on endiselt maru lihtsalt. Teeks nüüd maru kiiresti. Aga siis ei ütle mitte midagi. Teeme niimoodi, et me ei ütle midagi. Nii kiiresti kui suudame. Nii kiiresti kui suudame. Igaüks samast tempos. Sina võta aega. Võtan Ma ei oska nii kiiresti tempos samal ajal. Ja küll. Valmis, jah? 3. Aga nüüd oleks vist aeg natukene... Mingi tükk
mina olen kultuurne kärbes, aga teatris pole maru ammu käinud, eks ole. Võiks mõnda tükki vaadata. Võiks tahaks tükki vaadata. etendust teha nüüd jah. Aga tead, kuule, me oleme ju Habemaja ees. Kutsume Habe välja või? Äkki ta improviseerib meile mingisuguse tükisi kohta. Teeme Habe ja Mihkel kutsume ka, eks jah. Teemegi niimoodi. Habe ja Mihkel, Aave ja Mihkel, Aave ja Mihkel, Aave ja Mihkel, Aave ja Mihkel. minul läks see 5. meditsiiniline eksperiment praegu sassi ja ma pean natukene puhkama, sest te teate, kui katse läheb sassi, ei taha teada, mis siis nüüd juhtub, see on iga arsti. On unenägu ja... Seda mittani ees. Habe! Kuigi on küll Habe, et kallil jõuluajal siin on nii libe. Kallil jõuluajal ei tohi teha. Aga mis teab, sõpru tuleb ju aidata. Ja poole tee ja mina pean olema valmis nendega sõitama. Teha ja kõik rohud on pooleli ja... Mihkel, mis sina siin teed? Mina või? Tead, ma just Mihkel, hakkasin... kuule, kas sa lähed jalutama või? Ei, Habe, ma ei lähe jaluta. Aga sa tavaliselt lähed ämbriga koos jalutama. Ja, et nüüd on niimoodi... Sa lähed hoopis seeni korjama. Habe, ma ei lähe. Mihkel, vaata seentega on siuke värk, et praegu on talv ja lumi. Habe, kuula mind ükskordki. Mida? Ma ei lähe seeni korjama. Ma lähen hoitan oma sõpra, Väino Korsten. Kas ta on jälle haigeks läinud ja sa pead teda jälle parandama? Jälle haige, jah? Sa parandasid teda ju. Oma sõbra Väino pärast, sest Väinol ei tule sellest telliskivist sepiku tegemine üldse välja. Ja Väino Korsten muudkui muretseb ja muretseb ja mureneb. Ja mina lubasin teda kui enda sõpra aidata. Aga Habe, ma nüüd lähen. Tšau! Miks selle korstnaga on ju lihtsam? Paned sinna seda mööpi pragudesse vahele on ju ja kohe on kõik korras. Aga minul on terve suur gripipisikuta nüüd. Kalev, mis juhtus? Jõulutused Pahasi! Kalev, räägi, mis pahasi sul juhtus? No, hommikul tulid Pauliina ja Hubert meile külla. Nad tõid jõulukinke. Aga see on ju väga tore. Kuidas võtta? Kuule, ma ei saa praegu päris hästi aru. No, Hubert tõi meie mangole ühe suure pulgakommi. Oi. Sõbrad, pulgakomm, vot see on hammatele väga kahjulik ja see kõik katki sealt ja. Mina võtsin kingituse ikka ilusti vastu, ütlesin veel aitäh, sest et kingitust ei ole ilus tagasi lükata. Aga kui nad ära nüüd, siis ütlesin mina ka. Oi. Mis sa pärast seda oldid? Nii? Tegelikult üldse aega. Räägi, mis peale kõiki neid oi-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 
käsisesena, siis teile sööki pole vaati käitunud ära pesta. see on õige jutt. ja siis ma võtsin selle pulgakommi ja pistsin endale suhu, peitu panin sinna. aga ma ütlesin Mangole, et tuli linnukene ja võttis pulgakommi endaga kaasa. Kalev! Sa luikasid Mangole või? aga ma tegin seda ainult sellepärast, et me Lemmega tahame, et poisi hambad oleks terved. No vot see on õige suhtumine. Tegelikult üldse aega. Räägi, mis peale kõiki neid oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi siis sai. niisugune hea mõte. ma tahtsin Mango käsisesena, siis teile sööki pole vaati käitunud ära pesta. see on õige jutt. ja
siis ma võtsin selle pulgakommi ja pistsin endale suhu. Peitu panin sinna. Aga ma ütlesin Mangole, et tuli linnukene ja võttis pulgakommi endaga kaasa. Kalev! Sa luikasid Mangole või? Aga ma tegin seda ainult sellepärast, et me Lemmega tahame, et poisi hambad oleks terved. No vot see on õige suhtumine. Tule siia, sinu aeg särada. Meie harjutasime Tanjuga eile päev läbi luuletusi. Nii et, daamid ja härrad, poisid, tüdrukud, teile esineb Tanju. Väga hea. Vabandage! Kas keegi on kodus? Ma siis ootan! Ootame. Tervitused! Nii. Millega saan abiks olla? Kus teil algab pead, kõht, käib, päevad? Ei, alustame algusest. Paneme kõigepealt andmed kirja. Nimi! Mannu! Tere! Mannu! Ma ei ole siin varem näinud. Ja laps on meil siin küll ja... tere! Aga kas ta salmi oskab lugeda? Ootame kohe. Mannu! Kas sa salmi oskad lugeda? Ei oska! Aga mõnda luuletust oskad lugeda? Ei oska! Aga mõnda luuletust ikka tead laulda? No, aga vaatame siis, mida poiss oskab. Tule siia, sinu aeg särada. Meie harjutasime Tanjuga eile päev läbi luuletusi. Nii et, daamid ja härrad, poisid, tüdrukud, teile esineb Tanju. seal me palju käärame, käärame ja müürame, appi Väino, ma ei tea, mis viimub Väino, käära, tuba. Kui mina ütlen kära, siis sina ütled tuba. Ma ei öelnud midagi. Kui mina ütlen kära, siis sina ütled tuba. Kära. Kui mina ütlen tuba, siis sina ütled kära. Rõõmus tuli. Siia tõesti, jah? Kuhu me oleme sattunud? Ma olin jõudnud, sa olete sattunud. Minu maja ette, Väino maja ette, Väino hoovi, siia metsa, aga mis kõige tähtsam, on jõudnud terve küla viimaste resident ja te võite mulle aplodeerida. Ja teate, mis on isegi näitele veel tähtsam, aga võitleb. Ärme praegu räägiba. Miski, mis on isegi veel tähtsam, on see, et me oleme jõudnud käratuppa. Ja mina arvan, et kõik see parem viis käratuba alustada on ühe korraliku pauguga. Ja sellepärast mina tahaks suur aplaus! Elagu! Aitab! Hakkame nüüd seplikut tegema. Hakkame tõesti. Ma panen selle nüüd käest ära. Ma ütlen seda, et kui on sul 3 kaksu, siis maratoni võid joosta terve päev. See on ikka hea võtt. Just, täpselt see, mida. Nüüd ma tõstan ära. Kas musi saab ka teha?
kui väga tahad, siis võib musiga teha, aga siis tule selleks siia. Mine ilusti mussi tegema. Kui keegi tahab veel mussi teha Kivile, siis võite tulla mussi tegema. Tulme kõik Telliskivi mussitama! Elagu Telliskivi mussi! Telliskivi mussi! Ma tean kaksti ja nüüd ma tõmban tanki. Sinu jaoks paneme käsmad kõrvade peale. Hea küll! Meil on kuulmeaugud. Kuulmeaugude peale võite panna. Mul on tundlad! Tundlate peale võib ka panna. Ja meie saame 3-st 1-ni ja siis mina tõmban. Hea küll! 3, 2, 1. Elagu! Väino poiss, sellest ei ole mitte midagi, et sina täna septikut ei saanud, et see tükkond saati septikut. Nii kui nii! Elagu Väino! See oli peaaegu harmoonia, enam. Aga nüüd teeme niimoodi, et mida kõrgemale minu käsi tõuseb, seda suuremat nõugamist teie harrastate. No nii? Kingelt panetseb. Suur aplaus, elagu! Teate sõbrad, nüüd on käratutöö. Ja kahjuks ma pean teile tõdema, et tänane käratuba on jõudnud lõppu. Lennukid muutumas on hea. Lennukid